Marika Grillo on Soomes sisekujundust õppinud eestlanna. Soome mõjutused on tuntavad ja nii valibki Marika oma aksessuaarid alati Soome kaubamärkide seast Stockmannist. Vaatame, milline on praegu tema maakodu. Marika, sa oled Soomes õppinud sisekujundaja ja see on sinu Eesti kodu. Mis selle kodu lugu on? See kodu tuli täiesti juhuslikult meile aastal 2002, 12 aastat tagasi. 2003 tuli siis nii-öelda esimene versioon ja see väike maja on 3 korda muutnud ennast, et ma arvan, et nüüd on selline lõplik, et siis sai ka seda aeda hakata istutama. Selle maja arhitektuurne ja sisustuslik käekiri, millest see kujunes? See on selle kohaga. Siin on ka midagi nii-öelda sellist taaskasutust, et mõned asjad me oleme siis Helsingi kodust siia üle toonud, aga nagu mis on köök ja sellised nagu pesuruumid, et need on ikka täiesti algusest peale. Kui ma midagi teen, et siis ma juba kõnnin nii-öelda selles valmis ruumis ringi. Kui ma teen kellelegi kodu, siis ma teen alati sellele inimesele kodu. Ma ei tee nendele külalistele. Sul peab olema kodus hea olla. See on sinu kodu. Inimestel on ju, igal ühel on oma maitsed. Mis teevad sinu jaoks siin olemise mugavaks ja mõnusaks? No küll need on need värvid. Et see rusikareegel on ikkagi, et maksimum 4 värvi, mis on, muidu läheb vähe selliseks liiga kirjuks ära. Et sul peab olema selline põhivärv ja siis seal midagi, mis annab natukene seda tooni juurde ja siis selline, mis on selline pilgupüüdja. Et kui sul on selline, kui sa teed sellise lihtsa põhja, siis sa saad mängida muude tekstiilidega mängida hästi palju. Kui sul on selline nagu rahulik põhi, siis sa võid alati sinna värve juurde panna, et vastavalt hooajale. Valge on mu lemmik ja siis nüüd natukene, ma mõtlesin, et ei pane punast, aga no ei saa ikka jõule päris ilma, et natukene seda punast ka sinna sisse. Mis sellise õdusa jõuluootuse tunde sinu arust loob ja kust on need dekoorid pärit? No ma ostan Stockmannist. Kõik on nii ilusad värvid nagu toonitunud seal. Hästi ilusad lillad toonid on ka see aasta. Ja ehteid, muidugi jõuluehteid on, seal on hästi suur valik. Et ikka iga aasta mingi ehe sealt tuleb. Selle kodu märksõna võiks olla hubane. Mis sa arvad, mis loob siin hubasuse? Küünlad. See teeb sellise nagu mõnusa õhkkonna. Suvel ka, kui vihma sajab, siis paned küünlad põlema, on kohe teine selline tunne. Ja mis veel on ikka need padjad ja pleedid ja kõik sellised pehmed asjad, et need annavad seda hubasust juurde. See ongi, millega sa saad hästi palju mõjutada. Sa saad seda nii-öelda palju pehmemaks teha, seda rangust. Aga räägime praktilisest küljest. Ma vaatan, et terve esimene korrus on keraamilise plaadiga kaetud põrand. See aeg oli see ainuõige lahendus, kuna me elame mere ääres ja siis ei olnud veel meil nii palju seda muru ka, kuna meil on suur koer ja siis see aeg olid lapsed olid väikesed ja seda jooksmist kogu aeg siin, mis edasi-tagasi sai ja siis, kui sul suur koer ka veel siit paar korda jookseb, siis oli nagu kõik kohad olid liiva täis. See lihtsalt selle puidu oleks söönud ära, et see kivi oli see aeg ainus õige lahendus. Vast mingi aeg, nüüd on lapsed suureks kasvanud ja koer ka enam niimoodi tuppa ei trügi, et siis võib-olla vahetab isegi puidu vastu ära. Tore mässamine on tehtud igasuguste sisustustega. Ühed on sul vist vanad ja renoveeritud ja teised uued kahepoolsed. Tegelikult need vanad uksed, mis mul on, need on Soomest pärit uksed. Et nendelt on lihtsalt värv ära võetud ja siis ma tõmbasin need korra õliga üle, et ega muud nendega tehtud ei olegi. Et siin oli, kui meil oli see nii-öelda see esimene versioon majast, see, kus me praegu see tuba, kus me oleme, oli algselt puukuur ja seal oli välisuks, kus oli trepikoda, mis viis üles teisele korrusele ja kui siin siis seda
ümberehitust hakati tegema, siis ma ütlesin, et selle ukse paneb kinni, et siia välisust ei tee, kuna meil siia terrassi peale niikuinii uks läks. Ja siis mees ütles, et aga kuidas me ei tee seda ust. Ma ütlesin, et aga sa kõnnid ju läbi selle. Ja ma ütlesin, et jätame selle niimoodi, teeme siia selle niši ja siis oligi, sai riiulit panna ja sinna see uks niimoodi jäi. Et päris kinni me seda ei pannud. Väikesed uksed, siis ta tundub selliselt nagu, et ta ahistab. Ja sul käib valgus ka siis majas ringi. Mina tahan, et on hästi valge. Et see valgus peab liikuma nagu igalt poolt. Sa näed, tegelikult on niimoodi, et ega siin eriti mingit nurka ei ole, kui sa tahaksid ennast ära peita. Kusagilt ikkagi näeb. See on valguse pärast ja miks ma pean väiksed aknad ja kinnised uksed tegema, et meil on kõik on lahtised uksed. Praegu on pime aeg ja sa oled seda valgust siin mõnusalt kompenseerinud igasuguste trikkidega. Tegelikult mulle ei meeldi üldse laelambid, aga siin mul ei olnud mitte kusagile nagu, ma pidin siia lihtsalt ikka midagi lakke panema, et muidu kui sa lihtsalt põranda või laualambiga, siis sellest jääb väheks ja siis saigi, et kui siia need aknad sai tellitud, siis ma ostsingi need lambid ja siis oli veel need 2 lampi olid valged ja 2 lampi olid hõbedased seal poes. Ja siis ma ütlesin, et no ega siis ei ole midagi, ma pean spreid ostma. Lasin spreiga siis teised 2 ka üle ja ega ma tegelikult ei teegi vahet enam, et kumb siis, millised need siis valged olid ja siis ta riputas siia mulle need lambid niimoodi. Nendega saab mängida siis, et kui palju sa valgust siin tahad, siis paned lampi põlema ja siis võtad ära. Kui tihti sa üleval oma magamistuas kaminatuld naudid? Et kui on olnud need külmad talved, siis ikka on kaminas tule saanud teha. Et üldse on, kui see ahi või kamin, et see õhk, mis nagu tuppa tuleb, see on hoopis teine kui mingi põrandaküte või mingi, no just mingi keskküte, et see nagu see tuleb selline nagu pehme, selline vanaema juures olemine, selline hästi mõnus hubane. Seegi annab hubasust juurde. Küll see on selline asi, et millest ma ei loob. Ahi peab igas majas olema. Mis selle magamistoa sinu jaoks hubaseks teeb? See, et ma näen sealt hoovi merele. Küll ma seal olen vahel lihtsalt niimoodi, et sa lähed voodisse ja siis lihtsalt vaatad seda merd ja kuulad, kuidas see laine loksub. Et see on selline nagu, ta rahustab nii palju, et see ongi see, et sul ei olegi rohkem muud vaja. Pimedas jälle siis vaatad seda kaminatult teisel pool. Ja küll see tuleb ka aastatega, et vaata, kui ta on selline, kui sa oled just remontinud maja või uue ehitanud, et ega ta see tuleb sul aja jooksul. Aastad jätavad mingi jälje sul siin järele ja see on koht, kuhu alati hea meelega tuled. Mis koht on maakodus sinu jaoks vannituba? No vannituba on ka selline asi, et vann peab majas olema. Et seal on ka, kui on katuseaknad, et kas või pimedas lähed vanni, siis vaatad tähti taevas. Või kui vihmagi sajab, sa näed, kui vihma tuleb või päike, et see on nagu, ta on selline, nagu sa lähed nagu oma maailmasse, sa üldse teise kohta. Vahel lihtsalt tahad seal olla, lähed ja seisad, et see kuidagi see ongi, et see tunned, et seal on see kuidagi see oma maailm. Aga materjalivalik, kuidas see siseviimistlus ja sanitaartehnika valik sündis, kivivann ja valamu? See ei olnudki pikka aega, kui olid tulnud Baltekos kivivannid, siis ma leidsin sealt ühe vanni, kuhu sai ka selle valamu, seda sama sarja. Ja siis saigi Baltekost ka selle dušinurga vanni ja siis selle valamu võetud. Kuna ma tahtsin seal, meil oli seda vana tellist, siis tegime savikrohviga need seinad seal, mis on tegelikult, ma olen siiamaani väga rahul selle lahendusega. Et kui ka seal lapselaps vannis käib ja natukene seal vett üle ääre läheb, et need seinad lähevad märjaks, aga ta kuivab niimoodi ära, et mitte midagi näha ei jää. Et sama on ka seal valamu taga, et kui ka seal rohkem vett tuleb, et
mitte midagi ei ole. Et ta see ongi, et ta teeb selliseks nagu pehmeks selle kogu olemise seal. Ikkagi jõulude aeg võiks siis olla natukene punast või valget või siis mõtled lihtsalt mingi teema välja, et tänavu teed näiteks üldse sinised jõulud, kasutad sinist värvi sisustuses või siis teed lilla. Kuidas nagu ise inimene tunneb seda, selle järgi teed. Ma arvan, et ei tasu nagu alati seda järgida, mida nagu kõik teevad. Teed nii, nagu sina tahad. Ja muidugi küünlaid hästi palju. Et see on ka, mis toob valgust ja selline nagu eriline õhkkond. Kui sul oleks võimalik see maja uuesti üles ehitada, siis kas sa muudaksid midagi? Ma teeksin omale suure köögi. Tahaksin, et oleks selline hästi suur köök. Kogu elu käib köögis, et see peab olema hästi avar. Siis saaks suurema laua ka sinna panna. Et kuna see algselt ei olnud üldse meil nii-öelda nagu elumajaks mõeldud või selliseks aastaringseks, ta oli selline nagu kõrvalhoone, siis mida rohkem siin sai nagu käies ja seda selle ümbrusega koos olla, siis leidsime, et ei, et sellest ikkagi tuleb siis see maja ja siis selle järgi saigi ehitada. Pidi tegema sellest, mis oli.